Alustame tänast Jumala teenistust Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Ja loen alguseks Apostlite tegude 5, 27-32. See on lõik ühest kohast, mille suurem kontekst on apostlid vahistatakse uuesti. Nad tõid siis apostlid ja panid seisma suurkohtu ette ja ülempreester küsis neilt. Eks me ole teid rangelt keelanud õpetamas selle nimel. Ja vaata, te olete Jeruusalemma oma õpetusega täitnud ja tahate selle inimese vere tuua meie peale. Peetrus ja teised apostlid kostsid. Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna. Meie isade Jumal on üles äratanud Jeesuse, kelle teie olete tapnud, riputades ta ristipuu külge. Jumal on just tema oma parema käega ülendanud juhiks ja päästjaks, andma Iisraeli rahvale meeleparandust ja pattude andeks andmist. Ja meie oleme kõige selle tunnistajad ning samuti püha vaim, kelle Jumal on andnud neile, kes on talle kuulekad. Amen. Vägev julgustus, vägev innustus ja ka tõotus. Kas me oleme talle kuulekad? Kui me tahame ja oleme otsustanud olla Jumalale kuulekad, siis püha vaim on meiega. Ja ilma püha vaimu väeta me oleme lihtsalt üks klubi. Ja palju paremaid klubisid on maailmas. Nagu meil oli sõber, kes külas. Ta tuletas jälle selle meelde, mis on meil noorusajast saadik käinud see teema kristlaste kohta. Et tegelikult kiriklikust klubist on palju mõttekamaid klubisid mujalgi maailmas. Sportlikumaid ja mõttearendusklubisid ja nii edasi. Aga kui meil on püha vaim, siis see ei ole klubiline tegevus. Siis meil on kogudus. Teeme alguspalve. Kummardame oma pead ja olge kaasas. Kallis Issand Jeesus. Me väga täname, et me võime olla sinu nimel koos, kelle juudid lasid risti lüüa ja kelle nime keelati kuulutamast Jeruusalemmas. Ja sina oled see, kes on toonud meile väe, kelle läbi on meil kõik tervis, heaolu, lahendused, kõik, edu, kõik on sinu nime läbi ja sinu läbi. Sina oled toonud. Ja me oleme sellepärast siin, et kiita sind, ülistada sind, tõsta su nime kõrgeks. Olla tänulik selle eest, et sina läksid surma ristipuul. Olid nõus tooma meile pääste selle kaudu, maksma võla meie pattude eest. Kiitus sulle, Issand. Kiitus sulle, Issand. Ja me oleme selleks siin, et üheskoos kuulda sinu häält, kuulda sinu õpetust,
kuulda sinu lohutust, saada osa sinu ligiolust, korrigeerida oma elu, panna tähele, mida sa näitad ja kuhu sa juhatad meid ja otsida sinu tahet. Selleks me oleme siin. Issand, palun, aita meil panna täna kõrvale kõik segavad mõtted, segavad asjaolud ja keskenduda sinule. Ja kallis Püha Vaim, tule ja võta see teenistus oma juhtida ja meie südamed oma kätte. Aamen. Läheme ülistusse. Tere hommikust, armas kogudus. Ole hea, ütle kellelegi, sa oled armas. Halleluuja. Jumal on hea, amen. Teeme ukse vahepealt lahti nüüd. Kui kedagi häirib seda, et lapsed on siin, siis sul on 2 valikut. Ei taha olla ebaviisakas, aga üks valik on see, et julgustan, kui sind lapsed tõesti häirivad, siis Kärdlas on päris mitu kogudust, kus võib-olla nii aktiivselt laps ei ole nagu meie koguduses. Et ole julge, võta siis, mine sinna. Kui teine võimalus on see, et kui sind lapsed häirivad, siis vaata neid ja proovi järgi. Ja siis vaata ja proovi järgi. Ja see on see, et võid ette poole ka tulla. Et selles ma olen kindel, et kui sa tuled täitsa siia ette, no esimesse pinki, et te võib-olla ei taha tulla, sest siin pole seda turvalauda ees, aga turvatsooni lauda, aga järgmises reas on täitsa okei olla. Nii et tule siia ja siis sa näed juba ise, et sa ei pane üldse tähelegi, mida kaamera taga seal tehakse, soisistatakse, mida lapsed teevad, sa ei pane tähele, sa oled siin ja sa oled Jumala ligiolus. Ja Jeesus, amen. Ja saad laulda. Sulle kiituse veel kord, toome sulle tänu. Taas kord nägime su ustavust, veel kord saame seda näha. Taas kord toome sulle kiituse. Veel kord toome sulle tänu. Taas kord saame seda näha. Veel kord saame seda näha. Su tõotused täide on läinud, seega kahtlema sinus ei pea. Kõik poolikud teame, viid lõpule ülistus. Ülistus võta vastu, võta kiituslaul. Me murrame maha müüri, mis ei lase tuua sul lau. Kõik häbi ja hirm ja kõik kibedust, meil ei ole kohta siin. Siin on Jumala lapsed, siin on ta kuningriik. Me ülistus võta vastu, võta kiituslaul. Me murrame
kõik häbi ja hirm ja kõik ivedus, neil ei ole kohta siin, me loobume neist. Siin on Jumala lapsed, siin on ta kuningriik, siin on ta kuningriik. Taas kord toome sulle südame, taas kord toome sulle südame, veel kord toome sulle laulu, taas kord nägime su heldust, veel kord saame seda näha, su tootused täide on läinud, seega kahtlema sinus ei pea, kõik pooliku teha me lõpule. Me ülistus võta vastu, võta kiitus laulu, me murrame maha müüri, mis ei lase tuua su laulu. Kõik häbi ja hirm ja kõik ivedus, neil ei ole kohta siin. Siin on Jumala lapsed, siin on ta kuningriik. Me ülistus võta vastu, võta kiitus laulu, me murrame maha müüri, mis ei lase tuua su laulu. Siin on Jumala lapsed, siin on ta kuningriik, siin on ta kuningriik. Me deklareerime seda, kes on nii kui meie Jumal. Kes on nii kui meie Jumal, kes on nii kui meie Jumal. Pimedus põgeneb, surm leidis lõpu Jeesuses. Kes on nii kui kes on nii kui meie pimedus põgeneb, surm leidis lõpu Jeesuses. Üks kord veel. Kes on nii kui meie Jumal, kes on nii kui meie Jumal, pimedus põgeneb, surm leidis lõpu Jeesuses. Kes on nii kui meie Jumal, kes on nii kui meie Jumal, pimedus põgeneb, surm leidis lõpu Jeesuses. Siin on Jumala lapsed, siin on ta kuningriik. Kohe oleme selle refrään uuesti. Aga Jeesus jättis meile valla. Ta ütles, et minu nimel ajavad nad välja kurri vaime, teevad imetegusid ja tunnustähti ja astuvad saatana kogu päev peale. Ja see on see meelevald, mis me võime öelda, meie Jeesusega koos murrame maha müürid. Ja mis ei lase tuua au ja häbi ja hirm ja kõik kibedus, nendel ei ole siin kohta. Amen. Amen. Ja sellepärast, et siin on Jumala lapsed. Laulame uuesti. Ülistus võta vastu, võta kiitus laulu, murrame maha müürid, mis ei lase tuua su laulu. Kõik häbi ja hirm ja kibedus, neil ei ole kohta siin, ei ole, sest siin on ta kuningriik, me ülistus võta vastu, kiitus laulu, murrame maha müürid, mis ei lase tuua su laulu. Häbi ja hirm ja kibedus, neil ei ole kohta siin. Siin on Jumala lapsed, siin on ta kuningriik, viimast korda ülistus võta vastu. Jeesuse nimel me kuulutame seda, et selles paigas on Jumala lapsed
ja selles paigas on Jumala kuningriik ja saatanal ei ole meelevalda täna selles paigas. Jeesuse Kristuse nimel me kuulutame ühte Jumala juhtimist sellesse paika, ühte võitu sellesse paika Jeesuse Kristuse nimel ja me oleme võitjad. Ja meil ei ole häbi ja meil ei ole hirmu. Amen. Me loobume häbist ja loobume hirmust. Me loobume igast valest, mis on meie kohta öeldud. Amen. Mind elustasi sügavustest üles tõmbasid ja uueks lõi oled püha oma ustavust tõesta alati. Kui hea, ta tõestab seda. Laulab uuesti. Las me kogeda. Elustasid sügavustest üles tõmbasid ja uueks lõid oled püha oma ustavust tõesta alati, alati. Mulle hõiskavad, kui sulle laulan ma mu hinge lunastaja. Mulle hõiskavad, kui sulle laulan ma mu keel tunnistab, kes oled sa. Mind elustasid sügavustest üles tõmbasid, tegid seda uueks lõid oled püha oma ustavustest alati. Ükskord veel mu huuled ja las need hõiskavad. Mu huuled hõiskavad, kui sulle laulan ma mu hinge lunastaja. Mu huuled hõiskavad, kui sulle laulan ma mu keel tunnistab, kes oled sa. Su õigust kuulutab mu suu, sinu vaid. Sinu vaid, mu ainus lootus sa, võimas Jumal. Su õigust kuulutab mu suu, sinu vaid, sinu vaid. Mu ainus lootus sa, võimas see tunnistab veel, las keel tunnistab. Kuule hõiskavad, kui sulle laulan ma mu hinge lunastaja. Kuule hõiskavad, kui sulle laulan ma mu keel tunnistab, kes oled sa. Su õigust kuulutab mu suu, sinu vaid, sinu vaid. Mu ainus lootus sa, võimas Jumal. Pero ma loodealeva, stu meke, mu ainus.
hõisavad, huuled hõiskavad, kui sulle laulan ma, mu keel tunnistab, kes oled sa. Halleluuja. Halleluuja, siis me täname sind, et meie huuled hõiskavad, meie keel tunnistab, et sina oled isandate issand, kuningate kuningas ja mis peamine, sa oled meie elu kuningas. Halleluuja. Halleluuja, Jeesus, sina oled meie elu kuningas. Ja kui sina oled meie kuningas, siis me saame laulda ka järgmist laulu. Las minust maha jäävad arutlused, tühjad sõna kõverused, siin ma olen vaid. Ei taha muud kui ennast sulle anda, nii kui sõna ütleb, lasen ennast kanda. Sest isa vaid ühte ihkab mu süüda, et sulle elada nii lähedal, et kuulen su juhatust nii lähedal, et tean, mis on su igatsus nii lähedal, et ma tunda saan su sügavust. Las selja taha jäävad muremõtted, alatuna näivad võtted, siin ma olen vaid sinul ennast lasen kaasa viia, sinu armul annab lennuks tiiva, sest isa vaid olla ja sind kuulata. Tahan magama heita ja siis ärgata koos sinuga. Nii lähedale, kui ma alles tulla saan. Su jalge juures olla ja sind kuulata. Ja ma mõtlen seda, magama heita ja siis ärgata. Su juhatus nii lähedal, et ma tean, mis on su lähedal, et ma tunda saan su sügavust.
vist või ehitab küll juba. Teeme ühe loo veel, üks loo veel. Kuulge, need on deklareerimislood täna. Mis see tähendab? See tähendab seda, need on lood, mida ma räägin üle oma elu ja ma usun neisse ja ma tean, et need sünnivad. Amen. Piibel räägib seda, et paluge nii, nagu te olete juba selle kätte saanud. Vot nüüd laulge vist nii, nagu see on juba sündinud. Amen. Vastu loodud relvad hävinevad. Ja nii on. Pimedus ei minust jagusa. Sest et Jumal, keda teenin, elab võidus. Iial ei kaotada. Iial ei kaotada. Uuesti mu vastu. Vastu loodud relvad hävinevad. Pimedus ei minust jagusa. Sest et Jumal, keda teenin, elab võidus. Iial ei kaotada. Iial ei kaotada. Sinuga koos ma võite näen. Sinuga koos ma võite näen iga päev. Sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen. Sinuga koos ma võite näen. Jekki pommarre. Sa lahingus käid minu ees. On võimas vägi nimes Jeesus Kristus. Igas sõjas võidu võtab. Hiiglaste eest ennast ma ei peida, sest ma tean lõpuks võidab ta. Ja juba täna võidab ta, sest ma tean lõpuks võidab ta. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen. Sest sa lahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võite näen. Sinuga koos ma võite näen. Sest sa lahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võite näen. Sinuga koos ma võite näen. Sest sa lahingus käib minu ees. Sa võtad vaenlase kurja plaani ja sa pöörad need heaks. Sa pöörad need heaks. No deklareerime veel, halleluuja. Sa võtad vaenlase kurja plaani ja sa pöörad need heaks. Sa pöörad need heaks. Üks kord veel või mitu korda? Sa võtad vaenlase kurja plaani ja sa pöörad need heaks. Sa pöörad need heaks. Nüüd selge valju häälega akapellas. Sa võtad vaenlase kurja plaani ja sa pöörad need heaks. Ja sa pöörad need heaks. Laulame veel Jeesusele seda, et tema võtab. Sa võtad vaenlase kurja plaani ja sa pöörad need heaks. Sa pöörad need heaks. Sinuga koos. Sinuga koos ma võite näen. Sinuga koos ma võite näen. Ma tean seda. Sest sa lahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võite näen. Sinuga koos ma võite näen. Sest sa lahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võite näen. Sinuga koos ma võite näen. Sest sa lahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võite näen. Sinuga koos ma võite näen. Sest sa
tema käib meie ees. Ja tema koos me näeme võite. Kuulakesed, me oleme näinud juba võite. Me näeme oma koguduse keskel võite. Halleluuja. Me näeme seda, kuidas tema vaim tegutseb. Kuidas ta toob vabaduse. Kuidas tema aitab võita ära patud. Kuidas tema aitab ära võita haigused. Kuidas ta laseb meil külvata ja kuidas ta laseb meil lõigata. Halleluuja. Oled sa nõus? Et see on nii, meie koguduse keskel siin. Ja see on, ma ütlen teile miks, sellepärast, et see on Jumala koguduse keskel peabki nii olema. Kui Madis jagas siin, et mis koguduse keskel me, või kogudus ja klubi, siis see on Jumala kogudus. Me näeme teda tegutsemas. Me näeme teda tegutsemas. Kui sa ei näe, siis teed küsi seda, aga ma kohe näitan sulle. Ma lasen sul näha seda, et Jumal tegutseb. Tahad sa näha seda, jah? Ei taha. See ei julge. Ei tea. No istu korraks, ma näitan teile. Nii on tunnistuste aeg. Nii et nüüd sa kuuled, mida Jumal teeb. Karla, tule jaga oma tunnistust. Ta jagas mulle, me käisime meile Karla koos saunas. Ta on vägev tunnistus. Ja pange tähele, sest see on see, mida Jumal teeb. Ja andke Jumalale au selle eest. Amen. Nii. Mul on jah vahva tunnistus, et mis päev see oli? Vahepeal. Reedel olin kodukontoris siis ja ema helistab enne tööpäeva lõppu, et Karla, kuule, et mingi torm on tulemas ja vihma sajab, eks, et too pesu välja, tuppa, mitte välja. Läksin siis jooksuga õue pesu järgi ja siis hakkasin seda vihma sadas, just jõudis nagu sadama hakata. Just hakkas sadama ja lahinal. Ja siis juba endamisi mõtlesin, et kas loen palvet ka, et küsin Taivo isalt, et kuule, teed see korra nii, et vihma ei sadaks, et jõuaksin selle pesu ära võtta, eks ju. Aga siis ma mõtlen, kes olen mina, et sellist asja küsida. Aga enne, kui ma selle mõtte jõudsin ära lugeda, nagu ära mõelda, vihm lakkas. Ja siis ma võtsin hästi kiiruga nagu ahmides, võtsin selle pesu, eks ju, ja jooksin tuppa, aga mul oli ka solgiämber ja ei ole linnainimene, vaata, viskan solki nagu komposti, eks ju, saab uumuse mulda, kes veel ei tea. Et mul oli 2 puukorvi ka täis ja siis korra isegi jooksin, vabandasin seal kogu aeg Taivo isa poole, et oot, ma juba jooksen. Et selle pesukorviga, aga siis tuli veel päike ka välja juba, vihm oligi täielikult lakanud ja siis mul tuli meelde, et aga ma tahtsin emale head meeld valmistada, et on puud ka tuppa, eks ju. Ja siis mitte ühtegi tilka. Siis jooksin kiiresti tagasi õue, võtsin need puud ka ja nii kui ma nende puudega jõudsin tuppa, sadu jätkas. Halleluuja. Mul oli paar nädalat tagasi selline asi, või juba 3, et ma olin kõndimas ja siis tuli südamesse, et helista vanaemale ja küsi, et kas ta on oma elu andnud Jumalale. Ja siis mõtlesin, okei, ma ei tea, see võib olla minu mõte, et panen selle kõrvale, et Jumal, sina kinnitad. Ja siis läks paar nädalat mööda ja siis istusin, nagu olin palves. Ja siis järsku tuli see meelde, et küsi oma vanaemalt seda. Ja väike taustalugu, et mul vanaema tegelikult, ta on juba aastakümneid käinud kirikus, aga ta on nagu siuke pingikristlane. Ja ta on ju hea inimene. Ja ma teadsin seda ja tegelikult see on hästi raske koht, kus inimesed on, et minu jaoks on alati see, et see on nagu ma ei oska tegeleda, ma ei saa inimesele teha ju selgeks, et seal on midagi enamat, et Jumal tahab rohkemat anda ja et see on täielik alistumine. Aga siis ma pikalt ei mõelnud, võtsin kohe telefoni ja helistasin. Ja siis tol hetkel ta ei saanud rääkida, ütles, et helistame õhtul uuesti, helistasin siis ja siis me rääkisime väga pikalt erinevatest asjadest. Ja kõik oli nagu vanaviisi. Ja siis
ja siis me lõpetasime juba kõne ja siis ma ütlesin, vanaema, mul on üks küsimus sulle veel. Ja siis seda oli nagu raske küsida, aga et kas sa oled oma elu andnud Jumalale? Ja siis vanaema nagu kohkus ära natukene ja siis ütles, kuidagi avanes. Tavaliselt on see nagu siuke, mingi kate on nagu peal. Teistmoodi jutud. Siuksed ilustatud. Ja siis vanaema ütles, et tead, ma istusin paar nädalat tagasi kirikus, seal Luteri kirikus, mulle meeldib seal ja varem ma lihtsalt istusin seal, aga siis ma mõtlesin, et ma kuulan ka, mis ta räägib. Ja siis ma sain aru, et ma vist ei ole ikka kõik päris Jumalale andnud. Ja siis see kohe nagu, vau, Jumal, sa rääkisid mulle samal hetkel, et ma küsiksin nüüd. Ja siis see nagu tõesti, see oli nagu midagi nii erilist. Ma ei oska seda teile edasi anda, aga kui aastakümneid vanaema nagu on käinud kirikus ja ta on hea inimene, ta ütleb ka, et aga ma ei tee ju kellelegi halba, et ma teen seda ja teen teist ja et kellele see halba teeb. Aga te teate, et seal on vahe. Ma usun, et kes on nagu tõeliselt alistunud Jumalale, te teate, et me tõesti erineme maailmast igatipidi. Ja siis see oli nagu raske koht. Vanaemaga seal vestluses mõtlesin, kuule vanaema, ma veel palvetan ka su eest. Ja siis palvetasin, et kallis Jumal, et lase vanaemal kogeda sind sellisena, nagu ta ei ole kogenud. Lase kogeda seda armastust ja kõike seda. Ja siis vanaemad on väga kange saare naine. No väga kange. Ja siis ma oli vaikus. Mis siis nüüd juhtus? Ja siis ta võidis nuttu kinni, samas nuttis natukene. Ja siis ütles, et kuule, ma nüüd pean minema. Ja siis meie kõne lõppes. Ja siis ma tegin seda kõne aiamajas, et natukene lastekisast eemal olla. Ja siis ma läksin tuppa ja mõtlesin, vau, Jumal, sulle ei ole ükski asi võimatu. Sest ma pean täitsa ausalt ütlema, et mingil määral ma olin oma vanaema nagu maha kandnud. aga ei ole Jumalale ükski asi võimatu ja isegi ta saab nüüd 80 ja kui Jumal saab ta kätte selles vanuses ka, siis tänu Jumalale. Ja milline privileeg, kui ta varem saab. aga lihtsalt see on tohutu tunnistus minu enda jaoks ja ma usun meie perekonna jaoks ka, et amen. Ma tunnistan ka, et Jeesus ja Jumal on minuga. Eile ma sain peaaegu terve päeva tööd tehtud niimoodi, et ma ei tundnud kohe valu, seljavalu. Ma käisin prügimel, viisime vana rauda ja siis vanad diivanid ja läbi vettinud. Tõstsime need peale, sealt sorteerisime maha ja veel pärast tulin koju, siis niitsin veel muru ja siis alles õhtul tundsin, et natukene siuke talutav valu on sees, et ma võtan igaks juhus lahu ära, et ma pean veel õhtul veel tööle ka minema. Aga jah, ei muidu läks hästi. Tänan, Jeesus. Ma mõtlesin ise tunnistada, aga siin juba järjekord tuleb. Okei, ma jagan ühe asja. Jagada on palju, aga kõik ei saa. Et meile töö juures oli veel töökaaslasel oli niimoodi, et ta isiklik auto, ta autoga oli seal mingi jama ja see remont oli meeletult kalliks, läks, et ta ei tea, mis ta teeb, nii ta sõidabki poolvigas autoga praegu. Ja siis ma mõtlesin juba, see mõte tuli mul paar päeva enne, aga siis ühel päev nagu see teostus hästi, et me tulime mõlemal ühel ajal tööle. Saime õue peal kokku ja siis ma ütlesin, et oot, tule siia. Ja siis ma ütlesin talle niimoodi, tee oma auto korda, ma õnnistan sind ja andsin talle midagi. Ma ei tea, mis see oli. Ja ta ütles, ei, mis sa nüüd, mina ei võta seda mitte mingil juhul. Vaata, ta on see mõte, ma tean, et ta ei ole kristlane, aga ma tean, et ta on laulnud kirikukooris. Ja siis ma ütlesin, et ma usun, et sa oled Jumala lähemal, kui sa arvad. Ja ikka ta soigus, ma ütlesin,
jumal, nii raske, aga tegelikult ma üldse ei imesta, sest ma tean, kui mul on kogemusi kristlastega, kes ei suuda vastu võtta seda, mis Jumal neile tegelikult pakuks. Ja siis ma ütlesin talle niimoodi, kas sul ongi sõbranna, kes on kristlane näiteks, on sul olemas kedagi sellist? Ma ütles, jah on. Ma ütlesin, tead sa, räägi temaga. Ja kui tema ütleb sulle, et see mitte kuidagi viis ei lähe, siis too see asi mulle tagasi. Aga siiamaani pole seda juhtunud, aamen. Ma võin ka siit rääkida. Et oli siuke tore lugu, et Teele, või noh, see ei olnud tore lugu, mis Teelel oli, aga sellega seoses lihtsalt, et Teelel kadus ära kott, kus tal oli telefon ja rahakott. Ja see on juba 2 esimese klassi jooksul juba 3. telefon, mille ta on suutnud ära kaotada. Ja siis ma olen otsinud seda kotti ja telefoni see nädal taga ja mõtlesin, et helistan uuesti sinna bussiliinidesse ka, et äkki keegi ikka on et äkki on bussi jäänud, et äkki tuleb välja ja siis helistan sellele naisele, kes on juba tuttava häälega ja küsin, et ega see nädal juhtumisi mingit teadet pole tulnud, sest mingit ei ole ja üldsegi ma olen siin üksi tööl ja mul on siin nii palju tegemist ja mul on ema haiglas ja üldsegi nagu mul ei ole praegu aega rääkida väga rohkem. Ja siis ma nagu tundsin, et okei, tal on nagu mure. Tundsin südames, kuidas Jumal pani südamele, et palun palveta tema eest. Ja siis ma nagu inimesena ikka natuke heitlesin sellega ja kuna ta tahtis kõnet ruttu ära lõpetada, siis ma ütlesingi talle, et aga ma väga õnnistan teid ja teie ema ja et ma loodan, et teil läheb kõik hästi seal, et ema saab terveks ja siis ta pani kõne ära. Ja siis ma palvetasin nii-öelda peale kõne. Aga siis, mis tavaliselt väga ei juhtu, ta helistas mulle tagasi ja ütles, et ma nagu nägin, et ta oli nagu palju varmam siis nii-öelda edasi otsima või nagu ka, et ma helistasin sinna ja tänna, et aga keegi kahjuks ei ole seda kotti leidnud, on ju. Et aga see oli nagu nii armas, et ma nagu tundsin seda, et kuidas vahel ongi, et inimesele võib see mõjuda nagu natuke see ehmatavalt nagu heas mõttes, et kui ta nagu ütlebki, et mul on kiire ja ma ei saa ja mul on see ja see ja see ja siis sina nagu vastad talle armastusega, et siis see võibki olla muuta nagu pöörata ümber selle olukorra nii-öelda. Et kott ei ole küll veel välja tulnud, ma loodan, et see ikkagi tuleb, aga vähemasti siuke armas hetk oli ikkagi ja ma loodan tõesti, et õnnistus tema emale ja talle, et tal kõik hästi läks. Amen. Ma jagan ühe tunnistuse, mis meil oli Karla koos. Karla võttis ühe majutuse tööle minnes. Natuke Karla tunnistus, aga samas minu tunnistus ka, et ma võin ehk jagada. Et Karla võttis ühe majutuse tööle minnes ja siis ta oli ära ööbinud ja siis ta hommikul kirjutab Herkis, et mul oli kohutav öö, täiesti jama öö, ütleme väga lihtsalt, kohutav. Ja siis ta saadab mulle pildid. Kas need asjad võivad mõjutada? Siis seal olid mingid inglikaardid olid ta pea kohal ja siis me helistasime lõpuks, siis ta loeb mulle seal raamaturiiul, mis oli tema toas, ta loeb ette mulle igasugust vaimset värki, mis seal raamaturiiulis on. Megalt asju. Ja siis mul tunne nagu vaimus, et wow, et kuidas ma sulle ilusti ütlen, et sa oled seal nagu siis saatana meelevalla sisse astun nagu. Seda päris ma ei ütleks, aga saatana meelevald on seal paigas. Midagi pole teha, sest see inimene teenib saatanat. Vaata. Mitte otseselt tema ei arva, et see on saatan. Tema arvab kõik muud ebajumalad ja inglid ja kõik muud asjad. Ja siis mingid instruktsioonid sain sealt Karlale, ütlesin tee nii, tee naa. Ja lõpuks ma ütlesin, et ära mitte midagi puutu, mitte midagi. See on see, mida Jumala vaim annab, mis on huvitav. Ära mitte midagi puutu. Maga, käi pesus, ära puutu mitte midagi. Oma asju puutu, ära midagi puutu muud. No mis ei tähenda, ukselinki ei puutu ja need asjad. Aga parem hoidu neist eemale, sest ma tunnen, et vaimus Jumal, seal on mingi jama. Ja siis me palvetame verekaitset. Jeesus verekaitset. Ja kui me süda on puhas, siis Jeesuse verekaitse püsib. Palvetame seda väga selgelt, teadlikult selle meelevallaga, mis Jeesus on andnud. Ja järgmine hommik Karla kirjutab mulle. Ma magasin ülihästi. Tänu Jumalale. See on meie Jeesus. See on meie Jeesus.
aitäh, eks ole vägev. Ja tõesti see tõestab, et meil ei ole lihtsalt klubi. Me teenime elavat Jumalat. Aga läheme jutluse juurde. Kutsun Jaana. Kallis issand, me palume, et sinu sõna saaks nüüd meid kätte. Ja kui Jaana on täna selleks kanaliks, siis me palume, et see oleks puhas, see oleks selge ja see kannaks kõike täpselt edasi, mida me vajame. Issand õnnista ja võia palun praegult ka Jaanat selle jaoks. Aamen. Aitäh. Õnnistust on tõesti vaja. Ütlen tere siit poolt ka. Ma loodan, et seekord läheb ka salvestus üles. Et tundub, et meil on selliseid näljaseid vaatajaid, kes mingil põhjusel ei saa tulla, aga ikkagi tahavad osa olla. Nii et see on ka õnnistuseks, et meil on see ülekanne. Tahtsin rääkida täna päris patust. Aga eile meil oli naiste konverentsi, seal päris palju öeldi, aga hakkas kõrva. Aga läks teistmoodi. Räägin hoopis mõttejõust. Ma mõtlesin, näed, hakkab lause juba sellest, ma mõtlesin, et mõttejõud, me räägime sõnaväest, aga tegelikult mõttejõud on veel suurem kui sõnavägi, sellepärast et sõna on piltlikult öeldes ellu ärganud mõte, on ju. Ja me saame filtreerida ja valida, kas see sõna tuleb välja või ei tule välja, aga ta on meil siin mõttes juba olemas. Ja mu eesmärk ei ole väga suur, ma ei tea täpselt, mis Jumala eesmärk on. Igal juhul see teema tuli ja ma ei saa temast kuidagi mööda hiilida. Et võib-olla ma ei räägi midagi uut, aga lihtsalt annan mõtteainet, mida me mõtleme. Vahest on see, et me saame kontrollida oma suud, kuigi Jakobus ütleb, et ka see on juba suur kangelastegu, kui me seda suudame, ehk siis talitseda oma keelt. Aga kui palju me saame oma mõtteid talitseda? Natuke guugeldasin ja erinevad variandid oli, aga 20 kuni 70 000 mõtet päevas on inimesel. See on siis iga sekund üks mõte. Ja osad on sellised uitmõtted ja korraks tuleb ja läheb ja mõned nagu jäävad ja siis me hakkame neid nii-öelda seedima ja jäävad ketrama. Ehk siis iga sekund tuleb mõte ja kui arvestada see, et inimmõistus suudab pidada kõige rohkem korraga 9 mõtet. Et kui sa jõuad 9-ndani, siis sul on esimene juba meelest läinud. Et mille pärast kogu aeg öeldakse, et kui te kuulete midagi olulist, mingi mõte tabab teid, pange see kirja, sest 9. mõtte juures, ehk siis 9 sekundi pärast te enam ei mäleta seda mõtet. Ja miks ma mõtlesin, et mõttejõud on vägevam kui sõnavägi, sest kui me arvestame, et rahvastiku arv maa peal on praegu umbes 8 miljardit, siia-sinna, siis nendest 1 miljon, terviseorganisatsioon ütleb, et 1 miljon on tummad. Ehk siis nad verbaalselt sellises mõistes sõnu nagu meie ei saa välja öelda. Nad võivad häälitseda, osad isegi ei häälitse. Et nad ei saa nagu sõna välja öelda, mis ei tähenda, et mõtet ei ole neil. Eks ju, mõte ikka töötab ja osad, kes on näiteks kaelast saadik halvatud, siis mõte ikkagi on.
ja noh, ma olen ka mõelnud nende inimeste peale, kelle kohta aeg-ajalt öeldakse minu meelest väga inetult juurvili. Ehk siis no mida temal ka mõtteid seal on ju. Aga ma tean, et tal on. Ja Jumal teab, mis mõtted tal on. Ja Jumal millegipärast väga hoolib nendest. Ja täna ma lihtsalt natukene käin selle teema üle. Mitte väga pikalt ja kirjakohad on ka sellised ühesalmilised. Muidugi oleks hea pikemalt peatuda, aga ma vaatasin, et nii palju kirjakohti on mõtete kohta, et kuidas ja mida. Ja siis ma toon lihtsalt mingid märksõnad välja. Et näiteks on head mõtted ja on halvad mõtted või piibel ütleb kurjad mõtted. Aga kuidas me neil vahet teeme? Vahest meie mõistes on see mõte hea, mida me mõtleme. Aga millegi pärast tulemus ei ole hea. Ja näiteks Jeremiia 29:11, väga tubli, ütleb, sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Usun, et teil on ka piiblis selline kirjakoht. Et mis siin minu tähelepanu köitis on see, et ei ole õnnetuse mõtted. On rahu mõtted. Anda tulevikku ja lootust. Ja kui me mõtleme selle peale, kas see mõte, mis mulle tuli ja mis hakkab vaikselt mu peas pesa ehitama, kas mul on sellega rahu? Kas see tõotab tuua mulle tulevikku ja lootust? Läbi sellise jumaliku vaatevinkli siis vaadates, et katsu läbi. Kas see mitte ei ole õnnetuse mõte? Mõtlen. Sest näiteks Jakobuse 1, 14-18, see on tuntud kirjakoht. Ütleb, pigem on nii, et igaüht kiusab ta enese himu ja ahvatledes ja peibutades. Kui seejärel himu on viljastunud, toob ta ilmale patu, aga täide viidud patt sünnitab surma. Ehk siis, mis asi on himu? Me ütleme küll, et me tunneme südames, aga kui me praktiliselt mõtleme selle peale, siis see on mõte. Tuleb mõte, sest kui näiteks kehaosa, kas kõrv kuuleb või silm näeb ja annab signaali siia ajusse, siis ta moodustab mingisuguse mõtte meie peas. Me ei pea selleks midagi tegema, ta lihtsalt moodustub, me oleme ehitatud niimoodi. Ja siis on oluline see, et kui see mõte nii-öelda, mis on õnnetuseks, mis ei ole rahumõte, mis ei tõota tulevikku ja lootust, ta võib viljastuda ja tuua ilmale padu. Ja patupalk on surm. See on karm, aga nii on. Lihtsalt nii on. Ja ma täna ei räägi üldse sellest, et mõttejõul mingisuguseid asju liigutada. See on selline sfäär, millest siin Erkis rääkis ja eile seal naistekonverentsil oli ka juttu. Et igasugused need raamatud ja inglipildid ja pentagrammid ja see lahterdub sinna alla. Ekstrasensoorsed võimed. Meil on võimed küll, Jumal annab, aga need ei ole meie isiklikud, vaid
kui Jumal tegutseb, Jeesus tegutseb meie kaudu, siis see on see. Aga kõik muu, need on õnnetuse mõtted. Ja sellepärast on hea läbi katsuda, kas mõte on hea või kuri, kas mõte on hea või halb. Noh, ma võin näite tuua. Töö juures keegi ütleb halvasti. Kas teenitult või teenimatult? Noh, ütles plärts. Inimene ju ei pane tähele. Aga teine sai haiget. Nii, nüüd mõte on see, teen tal tagasi, ütlen samamoodi. Kas see on hea mõte? Aga tundub ju õiglane ju. Amma samba vastu, silm silma vastu. Piiblis ka kirjas nii. Ahaa, aga Jeesus ütles midagi muud. Vai, nõt. Jeesus ütles, pööra teine põsk, ja siis, kui talle öeldi, et tule ristilt alla, oleks võinud ju. Seda ka, armastada oma vaenlast ka. No jah, töökaaslasi ma ei pea vaenlaseks, meil ei ole sõdimist liha ja verega. Aga selleks. Ühesõnaga, me saame lahterdada ära, milline on hea mõte ja milline on halb mõte. Ja tegelikult, kui me järgi mõtleme, siis mõtted väga ehitavad meie elu ju. Et nad on nagu linnud, lendavad sinna tänna või nagu tuul puhub kuskilt peast läbi, aga tegelikult mingid väiksed piisad jäävad ja siis see mõjutab. Ja nagu ma alguses ütlesin, et keelt me võib-olla heal juhul saame taltsutada mõtte abil. Aga palju raskem on mõtet taltsutada, eks ole. Ja siis mõned, kuidas ma ütlen, märksõnad siis, et näiteks on mõtteviis või eesti keeles öeldakse ka mõttelaad. Viis, kui me mõtleme muusika peale, see on selline heli, nagu heliteos või mingisugune kompositsioon on ju. Et see on see, kuidas sa oled harjunud, kuidas sa oled noodistatud nii-öelda, kuidas sa oled harjunud mõtlema. Siis nii nagu sul on mõtteviis, nõnda kujuneb su mõttemaailm. Kujutage ette, meil on terve maailm mõtteid. Või vähemalt eestlastel on selline sõna olemas. Mõttemaailm. Ja mõtteviis näiteks võib olla positiivne või negatiivne. Ja see on jälle see, kas mõte on hea või mõte on halb. On ju. Kolossa 3.2 ütleb. Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. See on see, kuidas me saame oma mõtteviisi harjutada ja suunata õigesse kohta. Sest meil on, olgem ausad, kalduvus mõelda ikkagi oma kinganinadele ja nendele porjaaukudele, kus me sisse astume. Kuigi Piibel ütleb, et tõstke oma silmad taeva poole ja vaadake alla maa peal. Aga me kipume ikka kõigepealt alla maa peal vaatama. Ja siis, kui me oleme kõige sügavas mülkas, siis tõstame silmad taeva poole. Jumal pakub, et tee vastupidi. Tee vastupidi. Ma olen kuulnud ka füsioloogiliselt, et kui sul on vaja näiteks ajus uus mõtterada moodustada, mingid elektrisignaalid või mis siin pidid olema, et selleks kulub 3 nädalat, 21 päeva, et siis see mõte kinnistub. Näiteks kui sa otsustad trenni teha ja 5. päeval tunned, et enam ei jaksa, jätad pooleli, siis ta jääb sul pooleli. Kui sa pead 3 nädalat vastu, siis võib-olla tekib juba harjumus. Et sa tunned juba vajadust, su aju ütleb, et kuule, täna jäi see tegemata, nüüd lähed. Et samamoodi on ju Jumala asjadega, et vahest on see, nii raske on piiblit lugeda. Kui sa ikka teda järjest loed ja üks päev jätad lugemata, siis on siuke tunne, et midagi ei tegemata. Ja, et nagu vaimul on nagu nälg.
oota, sa jätsid mu söögikorra vahele täna. Kuidas nii? Siis kuidas me veel saame kaitsta oma mõtteviisi ja mõttemaailma on Efesose 6:17. Te teate küll seda sõjavarustust, ma võtsin ainult selle kõige olulisema, et praeguse teemaga vastavuses. Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna. Et Jesajas on ka see päästekiiver ära mainitud. Et kiiver ei tähenda see, et see on mingisugune nokamüts sul peas, mis tuulega ära lendab. Kiiver on see, et sa paned ta klõps kinni, nii et ta seisab sul peas. Ja kui sul mingit tolmu silma lendab, siis sa saad selle visiiri ette panna. Et seda tähendab kiiver ja kiiver tähendab ka seda, näiteks metsatöödel, et kui mõni puu pähe kukub, et sul kohe nagu munakoor see pea ei murdu, vaid sul on kiiver, eks ju, mootorrattoritel. Seal on teised teemad, okei. Aga põhimõtteliselt me saame aru, et see kiiver ei ole lihtsalt mingi lotu, et täna panen pähe, homme ma vaatan, on ju. Et ikka lähed uksest välja, pane kiiver pähe. Ega nalja pärast seda ei öelda, sest nii kui sa välja lähed, nii tere tulemast maailma, on ju. Ja kohe okupeeritakse su ülemine korrus ära. Kõmm, kohe tulevad igasugused prusakad ja sitikad sinna. Ja mõttemaailma kujundabki, meil kristlastel peaks kujundama Jumal ja Jumala sõna. Näiteks Jesaja 55:8 ütleb, aga minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand. Ja samas ta ei ütle, et ma olen nii palju kõrgemal, et teie sibligi siin all, vaid ikka, et tõstke silmad üles taeva poole ja see, mis me ennem lugesime, et mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Et see, mis on maa peal, on teil nii või nii. Et ei pääse sellest. Te nagunii peate selle peal mõtlema. See tuleb teile, aga harjuta ennast sellega, et sa mõtled millestki, mis on rohkem kui siin all. Ja siit võib jõuda näiteks sellise mõisteni nagu elu mõte. Eks ma olen siin jaganud varem ka, et miks ma mittekristlasena ummikusse jooksin, sest ma läksin, küsisin ema käest, mis on elu mõte ja siis ma olin mingi 16 ja siis ta ütles, et tead, ära küsi siukseid asju, sest seda ei ole olemas. Elu mõtet. Ja siis minu jaoks viimane õlekõrs nii-öelda upus ära selle koha peal, et aga mis mõtet on asjal üldse? Ja avastasin enda jaoks sellise sõna ka nagu mõttetus. See on huvitav sõna, sest kui inimene on ärkvel, isegi kui ta ei ole ärkvel, seal on need alateadvust töötab ikka. Aga põhimõtteliselt, et kui inimene käib ja liigub ringi ja elab, et siis ei saa olla niimoodi, et mõttetus, ehk siis mõttetus tähendab ju, et ei ole ühtegi mõtet nagu vaakum. Sihukest asja ma ei kujuta ette, et oleks olemas, aga kuidagi inimesed on selle välja mõelnud. Et mõttetus see tähendab seda, et sa tegid midagi või sa ütlesid midagi, millel ei ole mingit mõtet. Võib-olla väärtust, jah, see on hea sõna. Et sealt nagu ei tule midagi ei head ega kurja, sülita välja. Et võib-olla sellepärast, aga sihuke minu jaoks imelik sõna. Aga jah, elu mõte. Mina leidsin elu mõtte siis, kui ma sain Jeesusega kokku. Ta ütles, et on küll elu mõte. Ära usu seda, et ei ole. Aga see on sinu eest olnud varjatud. Ja on keegi, kes tahabki panna sind uskuma ja kasutabki kõige lähedasimaid. Me siin oleme Hiiobist rääkinud ja tema abikaasast kallist, kes ütles, et jäta see Jumal, kus seda ja teist ja sure, on ju. Et jah, vaenlane kasutab selliseid variante. Isegi kui me ei ole kristlased ja ei tea, siis ikkagi ta on meie vaenlane ju. Et ta peidab ka selle, et üldse tema on olemas, ehk siis saatan ja et Kristus on olemas, et Jumal on olemas. Kõik nagu varjab ära ja siis sa mõtledki, et polegi nagu kuskile minna. Ja Jeesus ütleb, et elu mõte on.
siinkohal ma võtsin Jesaja 65:2. See ei ole ka nagu selline päris, selleks tuleks terve peatükk lugeda, aga seda võib kodugrupis näiteks teha. Kus Jumal ütleb niimoodi: kogu päeva ma sirutan käsi kangekaelse rahva poole, kes iseenese mõtetele järgnedes käib teed, mis ei ole hea. Ehk siis meil on iseenese mõtted ja me arvame, et need on head ja õiged ja sinna me läheme ja Jumal ütleb, et see tee ei ole hea. Kurb küll, aga see tõesti nii on ja miks see nii on? Sellepärast, et kõik on Jumala aust ilma, kõik on pattu teinud. Hiljuti sattusin vaatama, ma ei mäleta, mis selle nimi oli. Nojah, siis kui ma mõtlesin selle päris patu peale, et osad kirikud või ma ei teagi, kas terved kirikud või mingisugused harud usuvad, et sellist päris patu mõistet ei ole olemas. Et ikkagi kui laps sünnib, siis ta on puhas ja õige ja süütu ja siis kuidagi see maailma patt tuleb tema juurde. Mina tean kindlalt, et päris patt on olemas. See tähendab, et see patt, mis tuleb Eedeni aiast, kui Aadam ja Eeva astusid üle Jumala käsust ja keelust ja see tuli meile pärandiga kaasa ja ma tean, et kui laps sünnib, ta on veel päris tita, ta ei oska veel rääkida ja käia, aga ta juba nõuab mingeid õigusi, mis tegelikult ei ole ka talle hea. Nii nagu Jumal meie peale vaatab, et see tee ei ole hea. Ega tal on ka mingid omad mõtted ja omad soovid, ja need ei ole head ja kust see tuleb siis? Kes talle seda õpetas? Mitte keegi. Ehk siis see on olemas. Aga jah, Jumal ütleb, et kui me iseenese mõtete järgi käime, siis ei ole hea tee. Mõtlen, mul oli üks. Matteus 15:18-19. 15. peatükk, siis salmid on 18-19. Aga mis suust välja tuleb, lähtub südamest. Ja see rüvetab inimest, sest südamest lähtub kurje mõtteid. Mõrvamist, abielu rikkumist, hooramist, vargust, valetunnistust, pühaduse teotust. Nii toredad asjad on meil südames. Aga kui me mõtleme, et süda on lihas, siis me saame aru, et see pole see süda, nii-öelda, mis on siin organismis, südakopsud ja soolikad on ju, vaid see on ikkagi meie mõtted. See jõuab ju südamest meile mõtetesse ja see, mis lähtub südamest, kui see süda ei ole antud üle Jeesusele. Vot selliseid toredaid asju tuleb sealt. Kurje mõtteid. Siuke nimekiri. Ei ütle, et rahu ja rõõm ja armastus tuleb sealt. Ja mida süda on täis, sellest suu räägib. Ehk siis nagu süda ei ole süda. Nagu anatoomilises mõistes. Vaid me saame aru, et need mõtted, mis meile tulevad, need ei kanna head vilja, need on õnnetuse mõtted ikkagi. Ja kuidas seda siis kontrolli all hoida, seda me rääkisime natuke ka, on ju. Paneme selle päästekiivri pähe ja uurime, mis Jumala tahe on ja mis Jumala sõna ütleb ja ikkagi tõstame ennem pilgu taeva poole ja siis vaatame alla maa peale, mitte vastupidi, et vaatame alla maa peale ja siis kujutame ette, et taevas on samasugune. Ja kui me oleme saanud oma mõtted nii-öelda päästekiivri alla, Jeesuse meelevalla alla, siis meil on visioon. Ma mõtlesin, kuidas seda nagu eestipäraselt öelda, seda visiooni. Aga see on nii kohmakas sõna, et las ta olla visioon, kõik saame aru, mis see tähendab. Et see on see, kuhu poole me hakkame liikuma siis. Eesmärk, no võib ka nii öelda. No eesmärk on,
sarnane, ütleme siis eesmärk, jah. Et kuhu poole me liigume. Noh, eesmärk on see, et kuhu me tahame jõuda, aga visioon on see, kuidas me sinna jõuame. Vaat saad aru vahest, jah. Ja Markuse 11.24 ütleb: seepärast ma ütlen teile, kõike, mida te iganes palves endale palute, uskuge, et te olete saanud ja see saabki teile. See on see, mida Erkis siin mainis, on ju. Et ma olen enne ka öelnud, et kuidagi ülistus alati toetab seda, mis tulemas on, et see on nii äge. Kõike, mida te iganes palves endale palute. No see ongi see, et kui ma olen allutanud oma mõtted Jeesuse Kristuse meelevalla alla. Nii. See on, võtame siis selle kirja koha. 2. Korintuse 10.5. 2. Korintuse 10.5. Me kummutame targutused ja purustame iga kõrkuse, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu. Ja me võtame vangi Kristuse sõna kuulmisse kõik mõtted. Kristuse sõna kuulmisse kõik mõtted. Võt kui me oleme seda teinud, Kristuse sõna kuulmisse kõik mõtted võtnud. Seda ei ole lihtne teha, ütlen ausalt. Vähemalt minu enda kogemus on see, et see on tõsine võitlus. Et sellepärast ma ütlesin, meil ei ole võitlemist liha ja verega, sest tegelikult kõige rohkem meil on võitlemist iseendaga, iseenda olemusega, iseenda mõtetega. Ja et need oleksid mitte minu mõtted, me ütleme, et vähem mind ja rohkem Jeesust, on ju. Aga kipub ikka vastupidi olema. Liha lööb sisse. Et kui me seda oleme teinud, siis meil on ka see visioon ja eesmärk on paigas ja siis me liigume ja tegelikult siis see on nagu tammepuu. No kuusepuu võib ka olla. Mul lihtsalt naabrinaine istutas väiksed tammepuud. Nad olid sellised põlvekõrgused, äädised ja äbarikud teised ja vaevu ja pani võrgud ka ümber, aga ikkagi ta kiiratses seal kuidagi ja paar lehte oli küljes, need ka pudisesid ära ja niimoodi aastaid ja 10 aastat ja üleeile käisin jalutamas, läksin sellest tammepuust mööda. Tüvi on selline. Ja võra on 10 meetrit. Linnud istuvad seal otsast, ta isegi paindu, tormituul puhub, mitte midagi ei juhtu. Vägev. Ja ma sain aru, et see pisike tammepuu, enne kui ta hakkab seda viskama ja jämedaks minema ja tugevaks saab, enne ta ajab selle juurestiku ka mingi 10 meetri kaugusele ju. Sest et kui ta lõpuks on see suur tamm, no kuidas ta püsti seisab, kui teil juurikeid all ei ole. Et sellepärast meil on ka vaja seda. Et vahest me tunneme ennast niimoodi nõrga ja ädisena. Ja siis meil on vaja juurduda ja usaldada seda, et Jumal kastab ja kobestab ja hoolitseb ja laseb päikse paista ja laseb vihma tulla ja siis ühel hetkel, kui me oleme juurdunud ja oleme kasvanud, siis on meil palju raskem kõigutada ka see meie mõttemaailm. Ta võiks olla nagu see tammepuu, et kui ta on kasvanud, siis tuleb keegi ja räägib midagi, okei, istub see lind, see vares seal korraks koksa peal, kõigub ja kraaksub ja lendab minema, on ju, sest et minusse see ei puutu, kuna mina tean, kuhu poole ma kasvan, on ju, sinna ülesse ikka. Ja miks saatanale meeldib rünnata, eriti algajaid nii-öelda, beebisid või siis neid, kes ei ole juurdunud. Et need, kes on nagu kõva pinnase peal, linnud tulevad, nokivad ära, et siis ta saab veel kätte, aga kui sa juba oled nagu tammepuu, mis ta teeb seal, ta võib seal ümber käia nagu lõukoer ja möirata, aga ta ei saa sugu mitte midagi teha. Ja pealegi, kui Jumal ei anna luba, ega ta ei saa ka. Et ta võib. Mul oli üks unenägu, ma ei hakka seda praegu rääkima. Ja siis, kui meil on see asi paigas, meie mõte on see tammepuu, mis kasvab Jumala poole.
siis noh, kui sa tähele paned, siis unenägudes see kajastub ka, et kui sa unes lähed ja tunned, et Jeesus on sinuga, siis tuleb mingi koll vastu, sa ei karda teda, sellepärast et suurem on see, kes on sinu sees, kui see, kes on maailmas. Ja kus ta sinu sees on? No me näitame siia on ju südames, aga tegelikult on ta siin. Me ei mõttes ju, on ju. Et kui me oleme hakanud uskuma, usk on ju ka, ega see jõuab ju ajusse tegelikult. Et ma võin südamega uskuda, aga samas mu aju võitleb vastu, no siis ma tegelikult ju ei usu. Et see peab ikkagi südamest pähe jõudma. Et ma usun ja kui ma usun, siis ma olen kindel ja siis ma liigun edasi. Ja siis ongi mul mõttejõud. Noh, piibel ütleb selle kohta meelevald. On ju meel, on ju mis? See on ju. On ju meel ja vald on nagu valdus. Ehk siis valitsus, ehk siis vägi, jõud, on ju. Kõik see, et see on nagu see territoorium. Meelevald, siis meil on meelevald. Minna ja astuda nende rästikute ja skorpionide peale ja ajada välja kurja vaime ja tervendada ja kuulutada, et Jumala kuningriik on juba siin. Jeesus ütles, nagu Ergi üle-eelmine kord rääkis, et mitte seal, et siin on juba, Jeesus ütles, kuningriik on teie keskel. Kas te ei näe? Selle kuningriigi seoses mul tuleb meelde, kuskilt lugesin, et juudid väga pidasid kinni sellest käsust, mis ütleb, et ära asjata Jumala nime suhu võta ja siis, et mitte seda teha, siis nad asendasid seda taevariigi ja kuningriigiga ja niimoodi selliste sõnadega. Ja siis, kui ma võtsin mingi kirjakoha, kus oli taevariik ja asendasin Jumalaga või Jeesusega, see oli päris huvitav lugeda. Võite proovida. Pange otsingusse ja vaadake. Ja see mõttejõud, noh, mis see meile annab? Esiteks me oleme ise tugevamad ja kindlamad, aga muidugi see peab ikkagi kogu aeg olema allutatud Jeesuse meelevallale. Jeesuse sõna kuulmise all. See on huvitav, et ta ei ütle siin, et mingi jõud. Et me ei võta mõtet vangi mitte Kristuse väe alla, mitte Kristuse võidmise alla, vaid sõna kuulmisse. Vaat see on huvitav. Et kõik mõtted saab Kristuse sõna kuulmise alla panna. Et tema oli sõnakuulelik ja me saame selle alla siis kõik panna oma mõtted, allutada sellele sõna kuulmisele. Meie tahaks seal mingit actionit ja kõike ja üle-eelmine kord ma sain ülistuse ajal sellise väikse ilmutuse ka, et see võit, mis on meil Jeesuses, et miks me ütleme, et me oleme võitjad juba, et kui Jeesus on väljaspool aega ja me oleme temaga riietatud, siis me oleme selle võiduga ju riietatud. Et praegu me võime kaotada lahinguid, aga sõda on juba võidetud. Mitte, et me võidame, vaid me oleme juba võitnud, võitjad. Ja see vahest ei mahu meie mõtetesse, aga me saame ennast sellega harjutada. Ja see on põhimõtteliselt, mis ma tahtsin öelda, ma vaatan, kas... Okei, ma loen siis veel mõned kirjakohad. See on õpetussõnad 4.23. Kui me siin rääkisime südamest ja mõtetest. See on ka tuntud kirjakoht. Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Vaata, siin ütleb, et sellest lähtub elu, mis eelmises kirjakohas Matteoses oli. Sealt lähtub kurja mõtteid, mõrvamist, abielu rikkumist, aga siin ütleb, et sellest lähtub elu. See on siis, kui su süda kuulub Jumalale, siis seal lähtub elu, sest tema on elu. Ja Rooma 8.2 ütleb, sest eluvaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surmaseadusest.
ehk siis me ei pea oma südames mõtlema neid kurja mõtteid, sest meie oleme sellest vabastatud Jeesuse Kristuse kaudu. Kui me oleme temaga riietatud, siis tegelikult need mõtted ei tohiks meieni jõuda. Ma ei tea, kuidas nad jõuavad, kuidagi nad jõuavad, aga meil on meelevald nendega tegeleda. Ja meelevald keelata neid mõtteid isegi. Nii nagu me ütleme haiguse kohta, ma ei võta seda vastu. Tuleb mingi mõte, sa näed, see ei ole kooskõlas, see ei ole rahu mõte, see ei anna lootust ja tulevikku. Ma ei võta seda vastu. Head aega, ole pesata lind, lenda kuhu sa tahad. Ma ei võta sind vastu. Ja kui sa tunned, et see inspiratsioon või ütleme õhutus, see idee, see mõte tuleb Jumalalt, et see on selline rahu mõte, rõõmu mõte, armastuse mõte, siis kindlasti võta see vastu ja siis pane jälle kiiver pähe, et see mõte kuskil ära ei lendaks. See on hea mõte. See on elu mõte. Nii palju siis täna mõttest, et siis saate mõelda. Ja, amen. Me teeme siia otsa kohe palve ka. Aitäh, Jaana, see oli väga kõnekas. Ja olen ise ka kogenud seda jõudu, et ma ise endale pean ütlema. Stop, ma ei mõtle ka siit rohkem edasi. Mõtlen kuskilt, viin oma mõtted Jumala peale, taeva peale. Viin meelega mõtted kuhugi mujale. Aga me läheme palvesse ja eespalve ja need salajased palvesoovid võtame ka kaasa. Kas on veel kellelgi midagi avalikult ja tuua ja öelda, et palvetame selle perekonna eest, kelle poeg hukkus Muhu saarel. Kas on nii? Hoiame Simonit ka palves. No nii. Kõik. Ma siin mikrofoni ei korda neid palves palvetame nende eest ikkagi. Jah, issand Jeesus, me tuleme sinu ette palvesse praegult, et paluda, et see sõna, mida sa rääkisid, et see oleks see seeme meie südames, mis hakkab idanema ja millest areneb ja kasvab taim, mis kannab vilja. Et meie võiksime olla need, kes vilja kannavad. Tänu sulle praeguse kevadise külvi aja eest. Ja ma palun, et meie südamed oleksid need, mis võtavad külvi vastu, et oleks mida lõigata. Jeesus, kanname sinu ette praegult ka oma palvepartnerkoguduse Otepää. Issand õnnista seda sama suurt linnakest kui see, kus meie oleme. Jeesus, me palume, et see kogudus
oleks valguseks ja silmaks ja selleks linnaks mäe otsas kogu sellele linnakesele. Et see kogudus võtaks vastu ja viiks ellu sinu tahet. Võtaks vastu selle kogukonna, kus nad elavad. Et inimesed jookseks nende juurde, sest nendel hakkab olema vägi, sinu vägi, sinu võidmine. Ja neil on juba see, me palume, et nad hakkaks seda kasutama enam ja enam. Issand, õnnista igat liiget seal, õnnista palun ka meie kogudust ja meie koguduse liikmeid. Sa näed liikmete hulgas ka Simonit ja Markus. Jumal, ole armuline. Issand, anna armu. Issand, ja kui me paljud ei oska ja me ei tea, mida paluda sinu käest nende jaoks, aga sina tead. Ja sina tead nende tulevikku, mida nende tulevikku on vaja. Aga Jumal, et nad ei läheks kaduma. Et nad ei läheks kaduma sinu riigist. Issand. Issand, paneme nad sinu kätte. Jeesus, me paneme sinu kätte ka selle Muhus sündinud loo ja kui poiss hukkus liikluse pärast, siis Jeesus, me palume erilist tuge, rahu sellele perekonnale. Aga sa näed, kui paljud on ka seotud selle sündmusega ja kui paljude mõtted on halvatud ja nagu vangi võetud selle sündmuse pärast. Issand, too vabadust. Issand, too rahu. Anna vastused, anna selgused ja anna ka leppimist ja anna andestust. Jumal, anna armu ka nendele. Jeesus, sa näed, kui me oleme ka selles olukorras, kus sa oled andnud meile vaimulikke lapsi, aga sa oled andnud meile väga paljudele ka päris lapsi. Issand, anna tarkust neid kasvatada, juhatada neid sinu juurde. Ja kui meist on mitmed selles osas, et sa oled kinkinud ka lapselapsi. Issand, aita meil olla oma vanavanemate seisuse väärilised. Ja palvetada nende eest. Ja usaldada neid sinu kätte. Ja samas me anname meile tarkust seda teha sinu tahtes. Sinu soovi mööda. Issand, ja me palume vägevat kaitsmist, vägevat hoidmist oma laste eest. Eriti ka, kui on konkreetne Aiti Andruse lapselaps praegult esile tõstetud. Jeesus, sina näed nende kõikide ja tema ja ka teiste vajadusi ja pingeid ja olukordi ja valikuid ja otsuseid. Ja see, kust ja kuidas nad oma esimesed kogemused ja sammud selles maailmas saavad. Issand, tee oma veremüür nende ümber. Ja me palume, hoia ära kurat pesa tegemast. Aga samas me palume, et see, mis nendel eluks on vajalik, et nad saaksid selle kätte. Et nad võiksid kogeda, aga issand, et nad ei läheks kaotsi sinu riigist. Et nad jõuaksid lõpuks sinu riiki. Et me võime olla koos taevas rõõmsad. Jeesus, me ei tea neid teid ja radu, igal ühel on ise moodi sinu poolt pandud. Aga me tühistame kuradi plaanid ja me kuulutame
Jumal, sinu plaani nende ellu. Jeesus, kui siia karpi on ka pandud asjad ja soovid, mida vahest ei peeta vääriliseks avalikkuselt või kõigile tuua, nagu pisiasi. Ometi on ta pandud kirja siia lastud. Ja kui siin on ka midagi sellist, mida on häbi avalikult sinu ette tuua, või piinlik või lihtsalt ei taha. Jeesus, sina kuuled ja sina näed meie igaühe südamesse. Kuule seda, kuule neid, loe neid, vasta neile. Sündigu sinu tahe siin sees. Halleluuja. Jeesus, palume ka meie finantsid sinu kätte. Jeesus, me väga täname sind, et sa oled andnud ja õnnistanud meid. Ja me tahame õnnistada sinu riiki ka selle kaudu. Ja sa näed igat ühte, kes on siia pannud, õnnista ja paljunda seda, mida tema on sinule andnud. Et see tuleks tagasi ja paljundatult. Sest investeering sinu riiki on kõige kindlam. Jeesus, ja sa näed ka, kellel ei ole olnud võimalust või on muud olukorrad. Jeesus, sina tead. Aga me palume, et see, mis on kogutud sinu riigi jaoks, see oleks õnnistuseks ja see oleks paljunev ja sellest see oleks piisav. Halleluuja. Õnnistame seda raha olukorda ka meie nii koguduse kui inimeste taskutes. Aamen. Liigume edasi leiva murdmise juurde. Ja loen ka 1. Korintuse 11. Esimese Korintuse 11 alates 23. salmist. Issand Jeesus sellel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Kallis Jeesus, ka meie võtame ja murrame. Ja täname sind selle eest, et sina oma ihu andsid meie eest ja andsid andeks meie üleastumised. Ja võtame seda vastu tänuga. Ja palume, et see oleks meile ühiseks õnnistuseks. Me võtame osa sinu ihust. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusööma aega. Ja ütles, see karikas on minu leping, uus leping minu veres. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate te issanda surma, kuni tema tuleb. Kallis issand, palume, et meie südamed, meie olukorrad oleks sinu ees
sinu ette valatud, nii nagu veini valatakse. Ja nii nagu sina oma verd valasid. Jeesus, aita meil pühitseda praegult oma südamed, oma mõtted, oma tehtud teod ja ka tegemata jätmised. Et need oleks kõik puhtad sinu ees. Anna andeks. Me tahame olla ja võtta sinu käest vastu kõige puhtamal viisil. Ilma patuta osadust teineteise sinuga. Amen. Kas keegi võtaks jagaks? Ma ise ei käi täna sellega ringi. Meelis, sa võid võtta selle teise. kallis Issi, me südamest täname sind selle eest, et sa andsid oma poja meie eest. See on kirjeldamatult kallis, et just sellisel moel me võime taas uuendatud saada, taas kinnitatud saada, et me oleme selles uues lepingus, et sina oled surnud meie eest. Ja et me võime sind tagasi oodata, sest sina oled kuningate kuningas, isandate issand. Ja sa oled elav Jumal. Ja see on nii imeline, issand, et sa oled selle kõik vormistanud kummaliselt iseenda söömise ja iseenda joomisega. Ometi see on hetkeseis, kus me oleme absoluutselt väga kindlalt sinusse asetatud. Ja see toimib absoluutselt usu kaudu. See on see koht, kus sa ütled minu oma. Ja meie võime öelda sinu omad. Ja sellel on pitser, et nad on üks minuga. Ja neid tuntakse sellest, et neil on armastus ise keskes. Ja selles on ülevoolavus, sest see on taevaga ühendatud. Ja selles ei ole puudust, vaid selles lepingus on meil tervis ja täielik varustatus, sest hind on makstud. Ja meil on kättesaadav taevane pärand. Ja aitäh, et seda saab kuulutada, sest see on just ainult läbi selle, et sina surid meie eest. Ja seda me meenutame just seda toimingut tehes, nii nagu sa oled seadnud, aga tuletades meelde, et see kehtib täpselt selle päevani, kui sa päriselt tagasi tuled. Aitäh sulle. Amen.
ja meie Isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Teated veel enne õnnistussõnu. Erkis tuleb, ütleb kohe õnnistussõnad. Kodugrupid toimivad. Järgmine pühapäev jälle siin, samal ajal. Siis piibli lugemisega on niimoodi, et Käinas saadakse kokku, Kärdlast minekut ei ole. Nüüd paar korda kindlasti, see nädal ja järgmine nädal, aga veebilink on mis kanalite kaudu veel saadaval. Siis internetidel on ka võimalik seal osaleda. Kas Facebookis on meil vist kuskil see link ka või? Saab panna uuesti, väga hea. Ja et koguduse nendel kanalitelt siis. Ja, üks teada veel väike, et kui Jumal lubab, siis meie koguduse keskel tuleb taas kord ristimine. Halleluuja, kas pole vägev? Kas pole vägev? Sest ma mäletan seda, kui me olime juhatusega koos paar aastat tagasi ja meil oli just tulemas 3 ristimist või niimoodi. Ma ütlesin, no see võiks olla aasta miinimum. Iga aasta. Ja ma ütlen ausalt, iga kuu võiks olla vähemalt 3 ristimist. Ei heitume ilmast ega millestki muust, aga kui Jumal lubab, siis on ristimine. Ma viskan õhku selle, aga veel anname teada, et me eile rääkisime Karl Gustaviga ristimisest ja 18. mai, aga veel see on täpsustamisel, see on 2 nädala pärast tegelikult. Et sellepärast viskan õhku ära, et järgmine kord siis teada. Vot, aga õnnistussõnad. Tõuseme püsti. Issand, õnnista meid ja hoia meid. Issand, lase oma pale paista meie peale nii, nagu sa lasid maista oma jüngrite peale. Issand, tõsta oma pale meie üle ja anna meile rahu nii, nagu sa oled andnud oma rahvale. Issand, me tahame sind, et me võime kiita ja ülista sind. Me kiidame ja ülistame sind. Issand, las sinu õnnistus ja rahu olla meiega, meie peal. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen.